Evangeeliumist võime leida päris mitu Jeesuse töö ja missiooni kokkuvõtet. Kõik 3 esimest evangeeliumit alustab Jeesus oma kuulutussõnadega: parandage meelt, sest Jumala riik on lähedal. See on üks selline kokkuvõte, tema kuulutuse kokkuvõte, mida ta õpetas, Jumala riiki õpetas, et see on lähedal. Ja teine on täna kuuldud lõik, sest inimese poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. Ja need 2 väga ilusti täiendavad teineteist. Kadunut üles otsida, sest Jumala riik on lähedal. See Jumala riigi või Jumala tunnetuse tõeline algus näibki olevat siin, kus inimene tunneb, et ta on kadunud. Ja ta vajab oma ellu veel midagi muud. Ta vajab mingit väge või jõudu või lahendust, selgust. Ja kui Jeesuse tee viib ta läbi Jeeriko linna, siis rahvas soovib temaga kohtuda, näha, üks mees seal eristub, see ronib puu otsa, et näha veel parem. Ja see on sündmus, mis paneb Jeesuse peatuma. Sakkeus on üks imelik mees ja teistmoodi mees ka Jeesuse järgijate või jüngrite hulgas. Kui enamasti Jeesus oma tegevuses käis mööda maapiirkondi, külasid ja tema kuulajaskond ja õpilased olid lihtrahva hulgast, siis Sakkeus on rikas. Jeesus ükskord öeldakse, et ta läheb päriselt linna, see Jeruusalemma linna, ja see lõppes talle ka halvasti, see oli tema viimane minek ja see tähendas tema surma. Jeeriko linna ta läheb, aga selleks, et minna sealt läbi, aga ta ei saa minna sealt läbi, sest seal on üks imelik mees, Sakkeus, rikas mees, kes paneb ta peatuma. Tölner on mõiste, mida evangeeliumeid Uut Testamenti lugedes ikka sageli kohtame, võib-olla meil on see natuke ka võõras, tegemist on maksukogujaga, inimesega, kelle ülesandeks oli siis Rooma riigile, siis impeeriumi esindajana koguda teatud maksud, mis ta pidi siis üle andma võimu esindajatele, aga oma enda elatise sai ta sellest, et ta siis küsis natuke rohkem seda maksu inimestelt, et see vaheltkasu jäi temale endale. See oli igati legaalne ja loomulik tegevus. Aga kui Sakkeuse kohta öeldakse, et oli tölnerite ülem, ta oli väga rikas, see tähendab seda, et ta võttis rohkem, kui tal tegelikult tarvis oli. Ja tema perel. Ta võttis nii palju, et tal jäi üle. Kellel teisel jäi ju selle võrra puudu. Ja seepärast see hinnang temale, et ta oli patune inimene. Keegi, kes lähtus oma kasust, ahnusest, mitte oma vajadustest, vaid oma tahtmistest ja soovidest. Ja nüüd on see Sakkeus Jeesuse teel ja sunnib Jeesust peatuma, sest ta on kadunud ja vajab leidmist. Täna me võiksime küsida siin, et mismoodi see kadunud olemine välja näeb ning kuidas see meid puudutab. Ja me võime võtta sellise väga lihtsa meenutuse, millal me olime viimati eksinud. Niimoodi päriselt kuskil võõras linnas või metsas, maastikul. See oleb, mis tunne oli. See on just see tunne, et sa ei tea, kus sa oled ja sa ei tea, kuhu sa minema pead. See eksinud olemine, kadunud olemine. Ma ei tea teed. Teed ei ole. Teid on, aga milline on õige. Aga eksinud võib olla ka nõnda, et me justkui enda meelest teame seda teed. Valime tee välja ja hakkame minema, aga siis poole pealt või siis tee lõppu jõudes avastame, et see on tupik tänav. Siit ei pääsegi edasi. Oli vale tee. Ka nii saab eksinud olla, et me teame enda meelest, mis on õige, aga päeva lõpuks selgub, et me eksisime. Ja nii ka sellisel vaimsel
hingelisel tasandil. Ma ei tea, kus ma oma eluga päriselt olen. Või ma ei tea siis seda, kuidas siit edasi minna. Millised on need õiged valikud, millised on minu jaoks õiged valikud. Ja kui minu ees on 3, 4 või 5 rada, siis kuhu need lõpuks viivad? Kas ma julgen valida ühegi neist ja kus ma saan selle tarkuse? Vist ei ole olemas maailmas inimest, ma arvan, siin kirikus kindlasti ei ole olemas inimest, kes ei oleks oma elus tabanud ennast tegemas midagi, millest ta saab aru, et see oli väga-väga vale otsus, väga vale valik, mille ta on valinud. Halvemal juhul see olla lausa kahjulik nii talle endale kui tema lähedastele või teistele inimestele. Ja siis on just vaja seda meelekindlust ja julgust astuda see kohati nii tüütuna ja teekondaga justkui pikendav samm või teha see valik, hakata otsast peale. Vahel tuleb minna tagasi ja leida see koht, et kus ma veel olin õige raja peal ja alusta sealt uuesti. Või siis leida see uus teeots, kust hakata jälle otsast minema. Jeesuse minek patuse inimese juurde, mille pärast siis ümber seisjad nurisesid, et kuule Sakkeuse juurde, leia endale parem hotell. Aga tema missioon otsida just taoliselt kadunud inimest ütleb meile täna sellel Jumala riigi otsimise või kutsepühapäeval, et just sellistel hetkedel, kui me oleme oma elus kitsa paiga peal ja me ei tea, kuidas edasi, on Jumala riik väga eriliselt lähedal. Tähistagu see Jumala riik siis meile siinkohal kas eluõnne või hingerahu, enese ülesleidmist, endale tee, missiooni ja ülesande leidmist. Just elu kõige kitsamate paikade peal on Jumala riik kõige lähemal, sest seal me oleme kõige avatumad tõelisele. Võib-olla esimene samm ennast avastades sellise koha peal, kus sa oled justkui ristteel ja päris täpselt ei tea, mida teha, on see, et sa oled tänulik selle eest. Aitäh, et ma siia sattusin. Mul on tohutu võimalus praegu valida oma ellu midagi väga erilist, sest ma olen pandud sellisesse olukorda, kus ma pean kuulama Jumalat, Jumala häält ja olema tähelepanelik ja väga kohal oma valikuid tehes. Aga üks sümbol veel sellel Sakkeuse loos on oluline, see mooruspuu. Mooruspuu oli Sakkeuse selles linnakeses ja tänaval, kus ta siis käis ja toimetas. See on midagi sellist, mida ta tavapäraselt tähele ei pannudki, ta läks sellest mööda, üsna sageli. Ja selline otsapidi ka ebavajalik asi, vaevalt, et see mooruspuu oli ka selleks, et kellelgi oli tohutult vaja vilju noppida, Sakkeusel ilmselt mitte kindlasti. Aga see puu oli seal. Aga nüüd sellel hetkel, kui tal oli vaja näha Jeesust, võime öelda, et kui ta tahtis näha Jumala riigi tulekut, muutus see tähtsusetu ja seni mõttetuna tundunud mooruspuu väga oluliseks. Siin otsa sai ronida. Jah, see tähendas, et ta tegi ennast naeruväärseks. Jah, see tähendas seda, et ta pidi astuma sammu, mis võis kaasa tuua teiste pilked ja kaotas oma väärikuse. Sakkeus nüüd siin on rikas ja lugupeetud, tõsi, mitte lugupeetud, patuseks peetud, aga rikas ja enda meelest tähtis mees. Vaata nüüd,
ronib puu otsas nagu poisike. Aga sel hetkel ei olnud see üldse oluline enam, sest tal oli midagi palju olulisemat, mida ta oma ellu igatses. Rahvamassi pilked, naer, teiste arvamused ja hinnangud ei läinud enam üldse korda. Ta võttis selle mooruspuu, selle ebatõenäolise valiku ja valis ja nägi Jeesust. Ja see pani Jeesuse peatuma seal tema juures. Küllap on meie elus ka just nendel ristmiku hetkedel pole vaja seda tarkust märgata neid mooruspuid. Neid valikuid, mis tunduvad tavaolukorras meile ebatõenäoliselt, et me neid valiks. Võib-olla need valikud toovad meile kaasa ka sellise ebamugavustunde. Ja kuidas siis nüüd nõnda mina ja teen sellist asja? On see valik kellegi jaoks võib-olla otsustada, et ma võtan selle kiriku asja nüüd tõsiselt ette ja püüan sellesse niimoodi sisse elada ja aru saada, mis see kõik tähendab ja kuidas see minu elu saab mõjutada. Sõltumata sellest, mida vanad sõbrad kommenteerivad ja ütlevad. Või on see valik minna kellegi inimese juurde ja küsida tema käest päriselt nõu, avada ennast tõeliselt. Või on see valik minna siis mõne spetsialisti juurde, kui tõesti tunned, et enam ise kuidagi hakkama ei saa ja kunagi ei oleks kujutanud ette, et mina astun sellise sammu ja tunnistan, et tegelikult ma olen väga nõrk. Ja siin selles hetkes ma vajan tõeliselt abi. Need mooruspuud, need ebatõenäolised valikud meie elus võivad olla just nimelt need Jumala riigi peatumise hetked. Ja see on ka prioriteetide seadmise küsimus. Mis on siis oluline? Mis on siis lõpuks see tähtis? Kas see, mida minust keegi kusagil arvab, kommenteerib või ütleb? Või see, et ma leian oma elule päriselt kandva sihi? Ma leian üles selle raja otsa, millest ma tean, et seda mööda minnes ma käin teed, mis minu jaoks täna siin ja praegu on õige. See Jeesus tuli otsima ja päästma kadunut. Olgu see meile meeles just nendel hetkedel, kui ennast kadunuina tunneme. Sest siis oleme tegelikult astunud leidmise ja suure õnne lävele, Jumala riigi lävele. Aamen.